kas enne jooksma hakkamist peab ennast venitama? Ei pea. Et selline venitusharjutuse tegemine on küll olulisel kohal treeningus, aga üldine soovitus on see, et ennem peaks rahulikult liikuma natukene, paar-kolm minutit, et sa tunned, et sul hakkab soe. Seejärel võid teha venitusharjutused ja siis nii-öelda treeningu põhiosa. Ja treeningu lõpus siis sarnane protseduur, et kui treeningu põhiosa lõpetada ära, siis natukene liigud rahulikumalt, et saaks pulss allapoole tulla ja seejärel teha siis venitusharjutused. Nüüd, kas alati peaks venitama, sageli küsitakse, et tegelikult kui terve sportlane läheb sellise rahulikule treeningule, mis on ühtne treening, et selleks võib olla ka matk või hästi rahulikus ühtlas tempos jooks, et siis nende venitusharjutuste osa seal alguses ei ole nagu määrav. Et sa alustad esimene kilomeetri või 2 jookst rahulikumalt, seejärel tõstad tempot ja lähed ühtlase tempoga lõpuni. Küll aga lõpus võiks venitada, et see alguses nii sageli ei pea nagu venitama. Küll aga siis, kui sa teed soojendus ära ja sul on selline kiirem asi, et sa tahad väga kiiresti joosta mingist lühikesi asju, teha jõuharjutusi või jõutreeningut, sellisel juhul peaks nagu need venitusharjutused tegema sinna ka treeningu algusesse. Aga pigem nagu võiks olla selline üldine põhimõte, et treeningu lõpus peaks venitama, treeningu alguses võib venitada. Ehk siis ma võin toast välja astuda, minna mingile ringile ja ma ei pea tegema vahepeal pausi, võimlema ja siis uuesti hakkama. Ei pea, aga sageli on ka see, et kui sa alustad, siis sa tunned, et kuidagi väga kange või raske on liikuda, siis vahel aitab sellest, et jäädki korraks kinni ja teed kergelt venitusharjutused läbi või sellised hooglemisharjutused, mis on nii-öelda dünaamilised venitused ja seejärel jätkad oma jooksu, et see teeb selle asja veidikene lihtsamaks, et neid venitusi, nagu ma ütlen, võib teha, aga ei pea, et selles mõttes ei ole midagi väga suurt treeningmetoodika vastu eksitud, kui sa ei tee venitusharjutuse alguses, et see ei ole niivõrd oluline. Kui räägitakse venitusest, sageli mõeldakse selle all staatilist venitust. See tähendab seda, et sa oled ühe koha peal paigal, et näiteks surud kanda maha, et sa venitad säärelihast. Nüüd hooglemised on kõik sellised läbi liikumist, et sellised hüplemised näiteks, et sa teed hüplemisi, säärelihas tõmbab kokku, venid välja, et ta läbi liikumise erinevad harjutused. Et need on siis treeningu alguses, jah, kas või see, et jala hooglemine, et ei ole see, et sa venitad ühte lihast staatiliselt, mida võiks treeningu lõpus teha, vaid treeningu alguses on sellised läbi liikumist, et suurendab liikumise ulatust, amplituud samamoodi kätega, et alustada rahulikult, siis viid järjest suuremaks seda amplituudi, siit poolt ka jällegi venitamine lihas. Kas on mõistlik joosta kogu aeg ühte sama ringi, ühte sama distantsi või võiks otsida erinevaid marsruute ja ütleme ka selliseid erinevaid distantse, et ühel päeval jooksen pikema ringi, teisel päeval teen lühikese ringi, ühel päeval jalutan osa, teisel päeval ei jaluta. Et esimene vastus küsimus esimese poolele, et kas sa alati peaks ühte sama ringi jooksma, et see jällegi sõltub võimalustest, et kui sa kodust välja lähed, et mis on kõige lähemal, kõige mugavamal, ja natukene ka psüühikast, et kuidas sa talud ühe sama ringi jooksmist, et kui see ring on kilomeeter ja sa tahad iga päev 10 kilomeetrit joosta, läheb väga raskeks, aga kui see ring ongi 10 kilomeetrit, et siis võib seda päris vabalt joosta. Nüüd treeningu iseloom, siin on sellised üldised põhimõtted, mida võiks just alustaja kindlasti jälgida või treeningute rahulikul tasemel, sportlikul tasemel harrastaja. Et kõik treeningud ei tohiks ühepikkused olla. Et võiks olla niimoodi, et nädalas üks treening on, mis on hästi rahulik, aga ta ajaliselt on pikem. Et ka kui sa alustad näiteks jooksutreeningutega, siis üks treening võiks olla nädalas näiteks matkamine, et sa teedki näiteks 1,5 tundi või 2 tundi aktiivses tempos sellise matka. Ja nädala sees näiteks 12 treeningut on siis jooksmine, kõnd vaheldumisi, ehk et on ajaliselt lühemad, aga nad on ka intensiivsemad, see tähendab, et nad kokkuvõttes tulevad kõrgema pulsiga. Ja neid siis peaks nädalast nädalasse järk-järgult viima pikemaks või seda koormust varieerima, et inimene kohaneb koormusega, et kui sa iga päev jooksed 2 kilomeetrit või iga päev jooksed 5 kilomeetrit ja nädalast nädalasse seda teed, siis alguses see võib olla sulle nagu treeniv, ehk et sa saad tugevamaks, mingi hetk see jääb nii-öelda säilitavaks, ehk et su treenitus ei lähe paremaks, aga ei lähe ka kehvemaks. Ja selle tõttu treeningute metoodikas on koormuste varieerumine, et nad lähevad nagu trepist üles, järk-järgult koormus tõuseb ja siis tuleb selline kergem nädal ja siis jälle järk-järgult läheb kõrgemaks. Et see on selline lihtne põhimõte, mida jälgida ka isegi harrastajate treeningus, et kõige harrastajad mõelda, mis mul nendest treeningmetoodikatest, et peas, et ma nagu liikuma saan, et kui sa juba regulaarselt liigud, siis see koormuse selline kõikumine tagab kõige efektiivsema sellise kehalise töövõime arengu ja samal ajal säilitab seda motivatsiooni, ehk et sul läheb treening küll raskemaks, aga seejärel tuleb see kergem treeningnädal, natuke rohkem puhata, siis jällegi koormus läheb järk-järgult raskemaks. Aga mõnikord käin jooksmas ja siis valgusfoori taga inimesed hüplevad niiviisi.
et kas see tähendab siis seda, et nad ei taha oma jooksmist pooleli jätta, aga seal on mingi point ka sellel asjal? Ei ole, selles mõttes, et ükskõik, mis sa valgusfoori taga teed, et sa võid ka seda kasutada näiteks venitamiseks, et kui sa alguses maja juures kodujuures lähed ja sul on mitmeid valgusfoore, sa jooksed ühe foorini ära, kui sa ootad, sa saad mingid venitusharjutusi teha, seejärel jätkad jooksmist. Et ma arvan, et see mõte on lihtsalt sageli selles, et ei taha lihtsalt nagu seista, et ma tulin trenni tegema, et mis ma seal niisama seisan, et natukene nagu liikuda. Ja teine pool, kui sellist liikumist nagu treeningu lõpuosas jälgida, et siis see põhimõte võib olla ka selles, et inimesele või organismile rütmiline tegevus on väga mööda. Et ka siis, kui sa väga pikka jooksu teed või väga pikka treeningut, et nii kaua, kui see ühtlane rütm on, siis seda inimene talub üsna hästi, aga kui see hakkab nagu rütm käest ära minema, ehk et vahepeal pead seisma jääma, vahepeal pead joogi võtma, vahepeal pead venitama, vaid siis see liikumine läheb palju raskemaks. Et treeningu lõpuosas, kui on keegi, kes näiteks valmistub maratoniks, ta on tulnud 2-tunniselt treeningult, siis tal ongi lihtsam seal vaikselt jalgu liigutada foori all, kui et täitsa seisma jääda, sest uuesti liikuma hakkamine on oluliselt raskem. Et aga harrastajal lihtsalt kasuta seda efektiivselt, sa võid seda venitada samal ajal, võid ka rahulikult liikuda, harjutusi teha, aga mingid kindlad põhimõtted sellel ei ole.